nii, talvekuudel valmis meil siis üks sükene suuremat sorti küttekompleks. Küttekompleksi täispindala 6 ruutmeetrit on siis selle betoonaluse ala, mis on kõik täis ehitatud siis küttekompleksi. Antud küttekompleks koosneb siis korsten, pliit, praahi, soemüür, leso ja ahi. Kogu küttekompleks on juhitud siis 4 siibriga. Ja alustame siis köögi poolt. Pliit, kõige mõnus pliit, SVT riiplaat 53 × 47 sentimeetrit. Pliidi mõõt ise on 66 × 75 on pliidi mõõt. Pliidi uks HTT 636 ääreraud reiling, kulbiraud, roostava. Selle autor on Mati. Siinpool on varrapeen mugavaks toimetamiseks pliidi juures. Kogu küttekompleks valmis täielikult päris vanast tellisest. Tegemist ei ole ersatsiga ega järgildusega, vaid päris vana tellis. Kõik tellis on pestud, puhastatud ja paika laotud. Nii, siis siin olev siiber. See siiber on praahju kapi siiber. Ehk siis kuumad gaasid tulevad nüüd siit. Raua alt tulevad siia. Tõusevad praahju servast ülesse. Liiguvad üle praahju. Siit alla. Praahju alla. Ja praahju alt keskelt liiguvad siis soemüüri. Soemüüri, kus ta tõuseb ülesse ja läheb otse korstasse. Et see on koht, mis annab korstale rohkem sooja. Et töötab nii praahju funktsioonina kui ka suvesiibrina, et annaks korstale suuremat sooja. Siin olev tahmaluuk on praahju pealt puhastuse jaoks. Et praahju alt puhastus on siin just olemas. Nii, siinpool, kuna tegemist ei ole väga suure köögiga, aga puid on kuskil hoida vaja ja praahju kapi alune sai väga hästi lahendatud siin puudehoiu kohana. Teostasime siia sükse koti võibiliku lahenduse ja nagu näha siin juba on ka puud juba juhesti alla siia pandud ja oma funktsiooni juba ka täitmas. Et ta on mõnusalt sügav, ta on pliidi sügavune. On see ala tagapoolt on seil viidud nii paksuks, et ta annaks kenasti ka uudskoja välja. Selle ala kõrgus, siin on null, põrand on siin, on 1,60 m. Selle ala kõrgus. Siia peale panime ka paar kivi, kus on siis ühe kivi sees on kassikäpa jäljed ja siin on ka templid, mis kividest on siis tehtud. Korsten üles välja, vana tellis, otsast lõpuni 8,4 meetrit, ühe kivi löör, ehk siis 140 × 270 on siis ta uue kivi puhul, see on natuke laiem ja suurem, et on 29 × 150, 160 isegi. Ja on siis selle mõõt siin. Tahmaluuk on ta siis siin pool. See siit näiliselt on nagu koos, aga see koos on ainult esimene vuugi äär siit. Tagapoolt on juba kenasti puhvervael piina näol. Pliit on teostatud siis lühikesele puule. On pliit teostatud, aga pliit on koonuskoldega, ehk siis kolle tagantpoolt on suurem. Et mahuks siia võimalikult palju puid siia, ära siia mahuks. Ja et oleks võimalikult suur koldemaht, et võimalikult suur kuumus läheks siis sinna, kuhu seda parsugi juhitakse. Et kas otse praahjukapi alla või siit langevasse lööri ja soemüüri. Nii, soemüür ja leso. Et luuke mitte jätta siia leso selja taha, teostasime soemüüri siin ringlõõriga. Ehk siis ta käib siit niimoodi ussi läbi ja läheb siis siit siibrisse ja piimalööri. Tahmaluugid saime sellisel juhul paigutada siia otsa peale. Igasse lööri on oma ligipääs, kenasti tagatud ja lihtne, mugav ja väga loogiline puhastamine. Siin soemüüri siiber on siit meil siis siin kohas.
nii on kinni, nii on lahti. Ja siin taamaluuk, kus saab otse minna piimanööri, ligi minna piimanöörile. Soemüür on ka 1,60 m kõrge. Et ma hetkel olengi siin siukse null põranda peal. Nii, nüüd siis leso. Leso on meil siis selline, et mahuks siia kenasti istuma, et oleks piisavalt suur. Ta on selline 9 cm pikk. Ja laiutasin ka 86 cm. Leso kanal tuleb siis siit niimoodi, mööda ääri, läheb siis siitpoolt ja jälle siit. Soemüüri ülesse ja jõuab ka välja. Ülesse viimanööri välja. Leso siiber on seal all, kõik on eraldi juhitav. Siit pääseb siis kanalisse, sinnapoole puhastama, siit samamoodi puhastama. Ja sellest lugist pääseb puhastama ka leso keskel olevat sükest kanalit. Et ta leso üleni läheks soojaks ja leso lae tegime siis õhema, et siis 5 cm pluss siis 3 cm šamottplaati. Et ta läheks mõnus ja soojaks. Ja samas oleks kõrvutules ka mõnus, paras, et ahjuuks saaks käia üle leso pinna. Ahjuuks on lahti. Ahjuuks käib üle leso. Leso siiber siis siit kohas. Kinni, lahti. Ahi. Soome tüüpi ahi. Tunnelkoldega ehk siis 2 uksega. See uks siin asetseb elutoa pool, teine uks asetseb magamistoa pool. Magamistuppa panime ka taamaluugid ja siibri. Suure koldega ahi, terve ahi on voodriga, seespoolt tehtud 6,5 cm voodrit. Ja ahju seina tegelik paksus, välisseina tegelik paksus on 8,5 cm ja 6,5 voodrit. Et väljaspool paistab ta lai, aga tegelikult on kõik kivid lõigatu. Ahju mõõdud 118 laiust, 152 sügavust ja kõrgus 197 cm. Kogu selle küttekompleksi täismass on circa 11 757 kilogrammi. Peaaegu 12 tonni kaalub kogu see küttekompleks. Selle täismassi all on arvestatud ka uksed, taamaluugid, siibrid. Kokku läks siia küttekompleksi circa 2000 punast teis ja circa 95% neist on kõik lõigatud õhemaks. Et see oli suur töö ja võttis aega praktiliselt terve päev. Ja iga kivi on pestud traatharjaga ja lõigatud. Ahju magamistoapoolne külg. Ahi on lahendatud siis tunnelkoldega, ehk siis kahelt poolt on kolle näha, kolle on läbi ahju. Mõlema ukse all on tuharuumiluuk, tuharestid mõlema ukse all. Et oleks võimalikult puhas põlemine tagatud. Ja see kolle on tõesti suur. Nii. Siis taamaluugid puhastuse jaoks. Siiber siinpool, kinni, lahti ja korsta puhastusvõrk on siis siinpool. Et selline mõnus sükene suur purakas. Et tunnelkolle ehk siis kahele poole keskele koonduvad hoolde peeglid. Keskel on ava, kus tuleb ülesse ja läheb kahelt poolt alla. Selline suur, mõnus ahjuke.